ja võib-olla kõik need kohad, kus ma olen nõnda teinud või loonud midagi, on need siis mingid restoranid, kohvikud või mingid muud projektid, on mind alati huvitanud just seesama kvaliteetse tiim, see kompetents, mis nagu annab selle märgi, ükskõik olgu see siin Pärnus Watergate, Haapsalus August Blues või Valgedami festival. See on kõik lihtsalt üks minu ühesõnaga eludisaini osa. Aga ma ei ütle, et kui ma selle kooli lõpetasin, ma olin üliuhke, sest ma sain oma sugulastele öelda, ma olen kõrgharitud. Et ma ei tea, kas see oli lihtsalt sellel hetkel juba üks eluetapp, aga see ei olnud päris see asi võib-olla, mida ma oleks tahtnud. Ma sain vist 2. aastal koolis aru, et mida ma õpin, et siis tuli elu peale ja ma ütlesin, ma ei tea, kas ma ikka lõpetan, ma ei tea, kas ma ikka lähen edasi, siis mu kursuse kaaslased ütlesid, et kui me lõpetame, siis kõik koos, siis davai teeme ära. Ja võib-olla kõige parem näide sellest disaini nõnda, kui ma nagu enda disaini mõttes, kus mul anti vabad käed, sest et Haapsalu kuursaali rentnikud olid või meie juhatused olid lihtsalt nii normaalsed mehed. Ja ma maandusin sinna täiesti ootamatult. Ja kui me kõik mõtleme Haapsalu kuursaali enda silmade ees, siis see on selline pitsiline, romantiline, see veevuli, luiged, valge põll, väike tanuke ja siis tulin mina. Rikkusin kogu selle plaani ära selles mõttes, et minus pidi rääkima nõnda öelda ettevõtja, ehk me peame lõpetama selle suve, Haapsalu kuursaal on suvemaja, see on 3 kuud keskmiselt, kui sedagi, ikkagi positiivsete numbritega, mis tähendab seda, nii kui sa majas sisse astud, peab hakkama rock'n'roll, sõna otses mõttes. Ja raha peab okkama niimoodi tulema, kaasa arvatud ka minema, eks. Ja ma tegin endas nagu need otsused, et panna see maja selles mõttes teenima, et siin majas peab olema klassikalist muusikat, rock'n'rolli, pulmi, sünnipäevi ja restoran keskmiselt 200 kohta peab iga päev rannima. Aga kellega sa seda teed? Ma teen seda nende noortega, kellega ma teen ka ju lavastusi või ükskõik, et sa pead nemad õpetama kuidagi või viima sinnamaani, kuidas sa neid motiveerid, et ka raske on tore, sest et meil oli väga huvitavad suved ja väga keerulised, sest et päevad olid pikad, hommikul alustasime ja hommikul kell 5 lõpetasime. Ja tänu sellele, et see õpe minu jaoks tuli läbi nende noorte, et hästi palju nende tagasisidemest, ma pidin kogu aeg sättima graafikud, kuidas et nad püsiks elus, oleks rõõmsad, et suvel juhtub nii palju, nad tahtsid ise igal pool festivalidel käia, aga mina tahtsin ka disainida nõnda seda maja või seda elu või seda rütmi, ehk et see päev nõnda noortega koos töö ja õpe käis meil nagu käsi käes. Ja ma võtsin ka selle eesmärgi, et see näeb hea välja sõna otseses mõttes ja me oleme uhked selle üle, mida me teeme. Mõtlesin välja kõik koostööd võimalike linnafestivalidega, me olime kõikide pidude afterparty, ma tegin sinna programmi, mis tõi sinna sõna otseses mõttes muusikarauda, nagu veel kord ütlen, ja minu hea märksõna on see, et kuidas teha ebameeldivad asjad meeldivaks. See pilt on tehtud Kuursaali meeste WC-s. Ja kui ma sinna majja tulin, oli seal meeste WC-s kuserenn. Kuursaalis kuserenn. Minu mõistuse vastane. Andke andeks. WC-des on tualettpotid, mitte kuserenn. No nagu festivalidel, eks. Ma ei oska talle mingit muud nime anda. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma teen sellest ka majas nõnda ka ilusa ruumi. Ja mõtlesin, et aga minu ninanips on see ja tellisin kunstnikult, tuttavat maalikunstnikult maali. Ja see naiste pilk on täpselt nende selle rennile, kui mehed oma asja tehes vaatavad ülesse.
siis ma mõtlesin, et midagi võiks selles hirmsas ruumis olla midagi ilusat. Ja panin igasugused kõikidesse tualettidesse, panin maalid, kui disainisin nad ümber, et mõtlesin ka, et kui midagi on, et vähemalt see ruum peab ilus olema. Ja mulle väga meeldis, kuidas ma olin oma noored välja treeninud. Veel WC-des, sealt algab kultuur tavaliselt, sealt algab üritus nagu, või see sündmus üldse, mida sa teed, vaata tualetti ja saad aru, kus kohas sa oled, eks ju. Sa annad hinnangu juba selle järgi. Ja meil juhtus igasuguseid eksesse, mis sinna potidesse kinni jäi ja mis sealt välja tuli võtta. Aga see, kuidas noored selle ära händlisid, ma arvan, nad ei oleks seda teinud, kui meil ei oleks nii hea koostöös. Kõik pirtsutavad teevad. Ma olen näinud operatsioone kummikinnastest, kuidas mu 5 noorte tiim teeb mulle silma, tõmmates kummikindaid kätte. Umbes Houston, meil on probleem. Et nad tegid kõiki töid, mis olid ka ebameeldivad. Aga seda saab teha ainult see, kuidas me oleme oma kokkulepetes nagu kokku leppinud, kui me tööle tuleme või mis meil seal töö juures kõik ei juhtu. Ehk et nad tegid seda ainult ka sellepärast, et me kunagi olime alustanud koos ja me jätkasime. Ja kui Haapsalu kuursaal sai läbi ja iga aasta me tegime ühe foto, ehk siis koos tiimiga lavastasime kuursaalis, nagu öeldakse, oma aasta sellise suvelõpu foto. Ja see on siis viimane foto, kui me läksime kuursaalist minema. Ehk et me lõpetasime oma 5 aastat ja minu karjäär siis nõnda öelda Haapsalus sai läbi. Ja ma mõtlesin, et äkki ma saan seda kuidagi veel pikendada, sest mul ei olnud ühtegi plaani. Mitte ühtegi plaani. Kui ma oleks Pärnusse tagasi tulnud, ma olin siin juba mitte keegi, sest ma olin siit ära läinud ja tavaliselt, kui sa kuskil oma näppu või oma vaimu sees ei hoia, siis inimesed unustavad sind. Ja selle sama tiimiga, kellega me olime koos töötanud, mõtlesime, et aga teeme Haapsalus ühe projekti veel. Ja selleks me võtsime ette Haapsalu raudteejaama ja siin nagu hommikul, üldiselt on raudteejaam, kui te kõik olete käinud, väga äge koht, pikim perroon, kogu see ajalooline väärtus jälle super. Lihtsalt joodikud käivad rohkem nurkadesse pisimas, sest et seal ümber elab lihtsalt sellist seltskonda, kes nagu kuritarvitavad. Aga me lõime selle raudteejaama lille, pesime ära kõik seinad, põrandad, teime lühtrid lakke, panime kogu selle maja elama ja särama. Ja ma jõuangi täpselt sellesse punkti, kus minu kogu edasine elukäik sai nagu stopi, sest et üks naabritädi ei saanud kõrval magada ja me pidime selle peo kinni panema. Seda pidu oli mõeldud 4 üritust. Aga viimase ürituse me kolisime Tallinna Balti jaama ära, sest et üks tädi ei saanud magada. Ja kuna ma olin linnaga teinud kogu aeg koostööd kaasa arvatud omavalitsusega ja ühel hetkel läks meedia mustaks, kõik tuuled pöördusid minu vastu, aga meedia õnneks oli minu poolt, mis oli hästi tore. Ja ma tulin Pärnusse tagasi ja mõtlesin, aga mis ma päriselt nüüd edasi teen. Ja suhteliselt must auk oli selles mõttes ja kiirelt sirvisin igasuguseid kursuseid, äkki ma lähen õpin midagi, käin kuskil kursusel, hästi popp on kursustel käia. Ja läksin EKA-sse ruumikujunduse 2-kuulisele kursusele ja kui ma sealt välja tulin, siis mul oli mingi heureka toimunud. Ma olin sellest nii vaimustunud, mõtlesin ka, et issand jumal, ma olen ju kogu aeg disaininud seda, lihtsalt enesele nagu aru andmata või teadvustamata, et ma teen midagi täpselt teadlikult, eks. Ja samal ajal tulid ka sisseastumiskatsed nagu meil, vaata kui see EKA seal listis on, tuli meil, tulge kooli. Ma mõtlesin, miks mitte? Tõeks peab mu mehe nägu nägema. Ma katsetele, mis katsetele? Mida sa katsetad nagu? Nii vana inimene katsetama nagu. Mõtlesin ka, mis mul kaotada? Mida mul kaotada? Ja nüüd me jõuame meie haridussüsteemi järgmise etapi juurde, kui siseneb proua kooli.
tšau, tahaks kooli tulla. Tahaks teinud seda komisjoni nägu nägema. Nagu päriselt. Ja mis tekkis? Mitte minuga vaidlus, vaid neil oma vahel. Aga miks te võiksi praegu olla? Ta võib teha seda. Ei, aga minu kuule, me kõiki kasvatame siin taimelava ja kõigepealt on siin veel panga, siis nad on 4 aastat seal kuskil sisearhibüroos nagu kopeerivad, teevad jooniseid, toovad kohvi, seda, siis on magister. Ja siis ma ütlesin neile, mis magister? Mind ei huvita magister. Selleks nad valmis ei olnud. Ja siis ütles, õige, üks nurgast. Jah, sest ma ütlesin ka, aga ruume on ju veel. Olgu see lava, see näitused, ma ei tea, kõik on ruum. Kes mul keelab seda kurat kujundamast? Ja see kõik oli päris humoorikas. Ja ma ei unusta iiagi seda. Ja nad olid päris koledad mu vastu. Nad on seda tunnistanud õnneks nüüd. Ja kui ma läksin ruumist välja, mul olid mingi hõbedased tossud. Ja ma mäletan, kuidas komisjoni esimees vaatas neid, ma ütlesin, ja ma läksin saali, et I gotcha. Siis ma ütlesin, ühe asja ma olen võitnud. Ühe asja ma olen võitnud. Ja siis tuli kiri, eks ju, et sa kohe käi. Ammu tegelikult, aga... Sa tule ütlema. Okei, ma lõpetan käega. Ma olen juba kooli jõudnud, kohe lõpeb hariduse ära. Ühesõnaga, ma sain sinna kooli sisse ja mis ma tahan öelda lihtsalt seda, et ma ei arvanud, et ma sellise distsipliiniga pean elus maadlema. Sest sellises vanuses õppida kõik programmid selgeks, kõik muud on väga keerukas. Pluss see, et sul on pere, töö, ja saaks öelda, ma ei tea, küll kontserdil tahaks ka minna. Ja siis osta see programm. Oi, aga need ei mahu su arvutisse. Okei, ma ostan uue arvuti ka. Ja see on nii kuradi äge olnud. Ja ma lihtsalt inspiratsiooniks kõigile, kes on nagu kahelnud. Ja ma ei nimeta seda. Ma vihkan sõna kesk- ja kriis. Ei no siis ma ostsin mootorratta, siis ma läksin kooli. Ei ole vaja seda kuradi, vabandust, ma lähen nii erutun kohe selle kesk- ja kriisi peale. Ikkagi on vaja see sama tõuge, mis nüüd paneb nagu analüüsima, mis on su tugevad või mis on sinu küljed. Ja kui sa nagu usud sellesse, siis go for it, baby. Ja minu viimane slaid, enne kui ma lahkun. Nii, ma olen teinud mõned ruumid siin, nii põmm. Et oskus näha juhtmete ja pusa sees nagu ägedat tulemust on see, mis kas sul on olemas või sul ei ole. Formuleeri ära, sest ilma elektriplaani, pistikute plaani, asendiplaani, standtehnika plaani, mille alla on kirjutanud sisearhitekt, seda sul ei anta. Sest et majal ja kohtadel on vaja tegevus või seda ehitusluba. Aga ma võin teile seda pakkuda. Ühesõnaga, olge julged, ärge kartke ja see on mu lemmikpilt minust. Et miski pole võimatu ja aitäh Eesti haridussüsteem, et sa ikkagi vanaprouadel lubad kooli. Aitäh!